vanad filmikaadrid ühest suvisest Haapsalu rongireisist 1939. aastal. Tegemist on ainukese ERR-i valduses oleva koopiaga värvilisest kitsasfilmist, mis tehtud enne 1940-ndaid, filmituna ühe Rootsi asjaarmastajast operaatori poolt. Filmitud on rongikoosseisu komplekteerimist raudteetööliste poolt Haapsalu jaamas. Kaadrisse on jäänud suured rahvahulgad, kes on tulnud jaama rongireisijaid ära saatma. Rongisõit kulges Haapsalust Tallinnasse. Teel on filmitud peatumist Palivere jaamas. Haapsalu sõitva rongi nimi oli Lendav läänlane. Tegemist oli Eestis 1935. aastal spetsiaalselt Tallinna Haapsalu liini jaoks konstrueeritud ja ehitatud diiselmootorvaguniga. Lendav läänlane suutis arendada kiirust 100 kilomeetrit tunnis. Selles oli reisijatele 88 istekohta. Mootorvaguni külge sai haakida reisi, pagasi ja kaubavaguneid. Kaasavõetava pagasi hulk oli märkimisväärne, mistõttu oli raudtee poolt korraldatud pagasi kokkukogumine ja vedu eraldi vagunis. On andmeid, et lendava läänlase sõiduaeg Haapsalust Tallinnasse oli 1 tund ja 40–45 minutit. Osa allikaid räägib ligi 2-tunnisest sõiduajast. 2013. aastal läks lendav läänlane taas liinile. Tegemist on Elroni uue Stadler elektrirongiga. See suudaks Tallinna ja Haapsalu vahe koos peatustega katta ajaga alla 1,5 tunni.